Mehe kinnipidamisel kutsuti Karin majast välja ja hoiti teda toast eemal. Pärast ma ise mõtlen, et miks nad mind siia tuppa ei lasknud sooja. Ise mõtlen, et nad mõtlesid, et siin on pommid, et kui tulevad tuppa, et siis lastakse. Raasikul minu endine abikaasa ja minu laste ema kinnitab, et mingisugust aparatuuri seal ei olnud, salvestamist, pildistamist ja seda tunnistab ka Harju maakohus. See on seal selgelt kirjutatud, tehnilisi vahendeid ei kasutatud. Pärast selle läbiotsimise teostamist see korter peksti täiesti segamini, leidis mu endine abikaasa selle Raasiku põrandalt. Aga enne seda tulid kaitsepolitsei ametnikud küsima, et kas te mingit pitsatit ei ole leidnud. Ta ei ole mitte midagi leidnud ja kui ta hakkas seda maja kraamima seal mitme päeva pärast, siis ta leidis niisuguse asja sealt. Sellega on suletud Punane tänav 33. Mingisugune asitõendite kott, pärast et need läbiotsijad tulid sinna ja pillasid maha. Raasikul pidi ta puruks murtama ja sinna pidi mingisugused asjad pandama. See läbiotsimine oli äärmiselt kummaline. Tähendab, ekspertiisi saadetakse kotti ja selle koti küljes on seesama pitsat. See pitsat näitab, kus on toimunud. Läbiotsimisel pannakse pitsat peale ja nüüd ta läheb ekspertiisi. Ekspertiis võtab ta vastu ja vaatab seda pitsatit, kus on toimunud läbiotsimine. Ja seal olid, et näiteks Punasel tänaval on leitud need asjad. Need ei saanud kogemata sinna sattuda. Need pidid sattuma, kui ta koos pitsatiga tuli. DNA ekspertiisi tuli, kott lõigati alt lahti, aga selleks, et seda kotti näidata, kus see toimus läbiotsimine, selle jaoks jäi see pitsat, taoline pitsat külge talle. Nii et kui sinna on kirjutatud, et Punaselt tänavalt on leitud niisugused asjad, siis on ta Punase tänava pitsatiga ühendatud. Milleks on see on täiesti, keelatud võte. Kriminaalasjas leiti mingisugune trükkplaat kotist, mis asus Punane tänav 15 tarapunktis ja hiljem öeldi, et on leitud Raasikult selle trükkplaadiga kokku minev raam, kus on trahvo, kondensaator ja öeldi, et need on täpselt ühesugused asjad, sest need olid lahti lõigatud, need jäljed olid seal peal. Minul ei ole mingit kahtlust, et nad võtsid ühe skeemiplaadi ja võtsid selle raami, tegid nad lahti, sest neid ei olnud mitte kuskil. See skeemiplaat saadeti DNA ekspertiisi, aga seal ei ole ühtegi jälge temast. Ja samuti on imelik, et see teine plaat, see raam, miks teda ei saadetud? Sinna saadeti juhtmejuppe ja kõiki. Sellepärast, et ei olnud vajalik seda teha. Selle peal oleks pidanud olema minu jäljed, aga neid ei olnud ja nad ei teinud üldse sellele ekspertiisi, DNA ekspertiisi. Ja järsku avastati 8. märtsil, mind vahistati 11. novembril ja avastati, et need asjad lähevad kokku omavahel ja tehti ekspertiisi akt. Tema konstanteeris selle, et need on ühesugused tükid. Läbiotsimisel ei ole seda raami pildistatud, ei ole kirjeldatud ja selle kohta on prokuröri seisukohad Urmas Simoni apellatsiooni suht. Ja seal on selgesti kirjutatud seda raami, ei ole kuskil pildistatud, ei ole kirjeldatud ja mina vaatasin läbi kõik need nimekirjad, ma ka ei leidnud seda ja see tuli sinna siis sisse 2006. aasta 8. märtsil ja mitte kummagilt pole võetud DNA-d. Trükkplaat on saadetud DNA ekspertiisi, aga seal teda ei ole uuritud või on ta kõrvale visatud. Pärast seda saadeti kõik asjad, mis olid leitud, saadeti DNA ekspertiisi. DNA ekspertiis jõudis 9 eset minu teada. Need on kõik fikseeritud seal ja üks oli see plaat. Ja nendele lisati plasteliin, mis ei omanud mingisugust tähtsust. Seda polnud mitte kuskilt leitud. Kujutled ette, võetakse teisest kohast ja pannakse plasteliini tükk ja sellest võetakse 2 proovi. See näitab juba, et see oli üks suur segapudru ja tähendab DNA ekspertiisist tuleb võtta kõik esemed, mis on seotud plahvatusega, mitte et sa sokutad sinna mingisuguse tüki, kõik
tuleb uurida. Lapsed ei ole muidugi süüdi, aga kui nendel, ütleme, karjäär midagi muutub, siis nad ei ole süüdi, aga meie riik võib-olla teeb niimoodi. Kui ta on süüdi, ma ei usu, ma ikka usun siiamaani, et see on vale.